politsei! Iga päev on üle Eesti tänavatel 90 politseipatrulli. Nende meeste ja naiste ülesandeks on tagada, et kõik teised inimesed saavad elada rahulikult ja turvaliselt. Saatesari Patrull toob igal nädalal vaatajate ette 2 erineva politseipatrulli töö 12-tunnise vahetuse jooksul. Täna saates Jõhvi politseinikud tabavad korterivargad otse teolt. Maardu politseinikud aitavad meest, kes tahab kätte saada oma last. Kui mees nutab, siis on kõik. On neljapäev, 1. aprill. Ida-Virumaal Jõhvi politseijaoskonnas valmistuvad patrullid öiseks vahetuseks. Politseinikud saavad kätte tööülesanded ja relvastuse. Naljapäev ei ole politsei jaoks kuidagi eriline. Loodame, et tuleb rahulik vahetus. Tööülesanded on nagu ikka. Avalik kord, patrullimine linnas ja liiklusjärelevalve. Indrek Indreus on patrullpolitseinik. Tema ülesandeks on avaliku korra tagamine Jõhvi linnas ja selle ümbruses. Indrek on politseis töötanud vähem kui aasta. Esimene tund on Jõhvi patrullile kõike muud kui rahulik. Kohtla-Järvele jõudes märkavad nad kahtlast autot, kuid enne kui see peatada jõutakse, saab patrull juba väljakutse. 295. Kuulab 295 vabalt. Tule palun Valgeri tänavat 26 maja huvisse. Ülistas naiste rahvast, et ta avastas oma auto peal küljeklaasil selle lõhustud. Varastust midagi ei ole, aga palus politsei kohale. Selge liigunud. Pavel Reškin tahtis politseinikuks saada juba lapsena. Täna töötab mees Ida prefektuuri Jõhvi jaoskonna patrullpolitseinikuna. Kui kohale saabusime, siis kohtusime juba auto omanikuga. Naisterahva seletas, et ennam ta käis poes ja klaasid olid terved ja kui ta tagasi tuli, siis juba klaas oli juba lõhutud. Arvatavasti mingid huligaanid tegutsesid. Вы не заходили, не смотрели? Нет, я еще ее даже не открывала. Даже сигнализация не сработала. Все на месте. Там и сигнализация, все горит. Они просто, кто-то окно разбил. Я бы подозревала кого-то, но я говорю, в воскресенье днем, светло было, я не могу сказать. Avasin auto ukse ja vaatasin, et äkki on mingi kivi või mingi muu esene, millega oli nagu klaas lõhutud. Aga ei leidnud midagi. Lugu lõppes siis sellega, et kogusime materjali, tegime pildid, võtsime avalduse ja edasi tegelevad sellega piirkonna konstablid. Auto omanik kirjutas politseile avalduse ja huligaanide väljaselgitamiseks austati menetlust. Seitsmes veebruar. Kell on mõned minutid üle 8 hommikul. Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonnas Maardus alustavad tööd päevase vahetuse patrullid. Teiste kõrval lähevad tänavatele korda valvama Dmitri Budnikov ja Mihkel Jaagup Laats. Nii, Maardu muuga avalik kord ja liiklusjärelevalve. Väljakutsede teenindamine. Kõik, mis nagu alati tuleb teha. Midagi erilist ei ole, tavaline tööpäev. Sõidame. Dmitri Budnikov asus politseis tööle 3 aastat tagasi. 2 esimest aastat patrullis töötanud mees on täna ametis piirkonna politseinikuna. Dmitri ja Mihkli tööpiirkond ulatub Maardust Loksa ja Kehrani välja. Teel Muuga poole köidab politseinike tähelepanu tee äärde jäänud jope.
külmal talvepäeval on selline pilt kummaline. Mis see siis? Joppa. On inimene ka sisse jäänud. Mihkel Jaagup Laats tuli politseisse 3 aastat tagasi ja töötab Ida-Harju politseiosakonnas patrullpolitseinikuna. Maardus, Kroodi ja Keemikute tänava ristmiku lähedal köidab politseinike tähelepanu udutuledega sõitev BMW. Tänaval päeval põlesid nii lähituled kui ka udutuled, mis on uue liiklusseaduse järgi keelatud. Et võivad põleda udutuled, aga siis koos parktuledega, aga mitte koos lähituledega. Горят ближний свет и противотуманные фары. Вопросик, когда можно использовать противотуманные фары? Не города, наверное. Как, наверное, права давно у вас? Можно права посмотреть? Что, когда можно использовать передние противотуманные фары? Что правила говорят про такого? Что правила говорят? Да. Когда туман, когда и надо вернуть. Точно. Сейчас туман? Нет. Так, расскажу по секрету. Когда видимость меньше 300 метров и вызвана погодными условиями, от времени суток не зависит. Или второй вариант. Место ближнего света по новому закону. Ясно, присядьте к нам сзади. Autojuhi jaoks vastused olid väga kehvad. Ta ei osanud seletada, miks ta pani neid põlema ja esitasin paar küsimusi, millele ta vastata ka ei osanud. Ma soovitasin temale liikluse eeskirja liiklusseadust uuesti läbi lugeda. BMW juhile koostati väärteoprotokoll. Karistuseks määrati 12 € suurune trahv. Pavel ja Indrek patrullivad Kohtla-Järvel. Turu tänaval märkavad mehed tee ääres seisvat autot, millel põlevad kõik tuled ja tee äärses pimeduses askeldavad kahtlased kujud. Inimesed maatsid oma kasside äärde. Inimesed olid Tallinnast pärit ja sugulased soovitasid neile seal käia garaažide juures ja seal matta, kuna Kohtla-Järvel ei ole spetsiaalselt kohti, kus saaks lemmikloomi matta. Midagi ebaseaduslikult inimesed seal ei ole teinud ja me kõik oleme inimesed, saame aru, et neil ei olnudki muud varianti. Linna sisse kuhugi ei matnud, vähemalt tulid matma, mitte viskad kuhugi prügikasti. Paarkümmend minutit hiljem märkavad Pavel ja Indrek järjekordset autot, mille juht eksib tulede kasutamise korra vastu. Kontrollimise käigus selgus, et juhil puudub juhtimisõigus ja juhtimiskeskusest isiku tausta kontrollides selgus, et ta on ka tagaotsitav. Otsustasime juhi ja sõiduautos olnud alaealise tütarlapse jaoskonda toimetada isikute kontrolliks. Jaoskonnas üritavad politseinikud ühendust võtta autoomanikuga, kuid see ei õnnestu. Tagaotsitav noormees viiakse Jõhvi arestimajja ja Nissan toimetatakse politsei parklasse hoiule. Järgmisel päeval viidi varemgi liiklusrikkumistega silma paistnud nooruk kohtu ette ja kohus määras talle lubadeta autojuhtimise eest 22 päeva aresti. Pavel ja Indreku järgmised tunnid on väga ärevad. Otse teolt tabatakse korterisse tunginud mehed. Patrullil Mihklil ja Dmitril tuleb aidata isal oma last kätte saada. Kui mees nutab, siis on kõik.
Täna on patrullis Maardu politseinikud Mihkel Jaagup Laats ja Dmitri Pudnikov, kelle päevase vahetuse esimene pool möödus üsna rahulikult. Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas on Pavel Reškin ja Indrek Indreus just tabanud lubadeta juhi. Noormehe autos oli ka alaealine tüdruk, keda politseinikud parasjagu Kiviõli linna viivad. Kui saavad teel uue ja väga äreva väljakutse. 285. 285 sõidab praegu Kiviõli, et meil on alaealine, keda on vaja vanematele üle anda. Paraku tuleb Kiviõliga oodata, kiireloomuline väljakutse, Olavi 34, Kleruti aknaklaas. Lõhkujas läksid peagas eemale, natuke ootasid, vaatasid, kedagi ei tule ja nüüd laitaks aknast sisse. Selge, me juba sõidame. Mina jookse pööda. Kortermaja juurde jõudes märkavad Pavel ja Indrek õues meest ja Indrek otsustab teda kontrollida. Pavel sõidab samal ajal maja nurga taha, et vaadata, kas kuskil paistab veel kahtlasi isikuid ja tuvastada, kus asub sissetungijate lõhutud aken. Kohale saabudes avastasime, et on esimesel korrusel on lõhutud aknaklaas ja arvatavasti isikud on korteris. Окно дернул, только что пацаны. Только что в окно. Окна что, välja, Паша? Nähes, et keegi korterist välja ei hüppa, läksime tagasi trepiga ukse juurde. Kuid uksest sisse me ei saanud, aga seest oli kuulda võitlusääli. Вы ничего не делали? Да? Просто так квартиру влезли. Вы ничего не делали, но... Вы ничего не делали. Что ты ничего не делал? Ты ничего не делал, ты на улице был. Kui me korterisse jõudsime, siis üks sissetungijatest oli pikali maas, teine oli ukse juures ja nad mõlemad said kinni peetud. Me täpselt ei teagi, mis seal korteris toimus. Kõige hullem oli see, et omanik oma sõpraga läksid ise ilma meeta sinna korterisse. Me kunagi ei tea, kas vargad on relvastatud või mitte, kui palju neid on. See oli muidugi väga valesti. Откуда кровь? Из носа? Да у него тоже. Ребята подработали. Viru, sada meil kiilabi siia ka. Korteri omaniku sõnul üritasid sissetungijad neile noaga kallale tulla ja mille peale nad siis kaitsesid ennast. Ja lugu lõppes niimoodi, et ühel sissetungijatest oli pea verine. Уедешь, что ли, блядь? Садись сюда. А? Садись сюда. Ну, сейчас тут. Тихо. Сейчас скоро, блядь. Сядь. Ровно. Сейчас. Да, я забинтую тебе. Сядь нормально. Сядь нормально. Не падай. В квартире больше никого нет? Голову прямо. Кунга ходят там немного. Kutsusime kogu aeg kiirabi, et me ei teadnud, millised vigastused tal veel võivad olla. Ja vastavalt väljaõppele, mida me oleme saanud, osutasime ka esmaabi. Тихо, не двигайся, сейчас скоро приедет, все нормально. Больше нигде у тебя ничего не болит? А, Вадик? Вадик? Sündmuspaika jõudnud teine patrull toimetab rüselusest terveks jäänud sissetungija politseijaoskonda selgitusi jagama. Vigastada saanud mehe otsustab kiirabi haavade puhastamiseks ja sidumiseks traumapunkti viia. Arstide hoole all kinnipeetu rahuneb ja avaldab Pavelile omal moel tunnustust. Хорошо не убили тебя там? Да убили бы, ладно, чего. Тебе еще жить, да жить. Я смотрю, ты милиционер, да? Ты милиционер в погону, да? А есть мент. Ta ütles, et ta mäletab mind, kuna paar kuud tagasi me oleme ta kinni peetnud, siis kui ta oli tagaotsitav. Ja peale kinnipidamist, et tal ei olnud suitsu, et me lubasime tal käia muidugi meiega koos, osta endale suitsu.
ja ta oli tänulik selle eest. Esmaabi andmise järel toimetatakse ka teine sissetungija osakonda, kus temaga tegelevad edasi uurijad. Veel enne hommikut viiakse mõlemad mehed edasi Jõhvi arestimajja. Meeste tegevuse uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Hommikupoolika Maardus on möödunud rahulikult. Pärast lõunal saavad Mihkel ja Dmitri üsna tavatu ülesande. Nad saadetakse appi mehele, kes palub politsei abi, et võtta kaasa kohtuotsusega temale mõistetud väike laps. Kõik sa vist arvad, et tuleb skandaal seal? No, aga vaata palju seal kohtupaberites paljud asjad välja loetud, kas see on meie pärusmaa või see on kohtutäiturid ja ma ei tea, ma vaatan, mis paberid seal kellelgi on. Kui me kohale jõudsime, siis meid ootas meesterahvas, kes selle väljakutse tegi. Tema ootaski meid seda, et me abistame tal selle kohtumääruse täitmist. Isa kutsus meid appi, kuna varem olid naiste poolt rünnakud. Otsitakse lisapõhjused pärast anda. Natukene palju teha ei saa, aga varem on siin sihukest paar korda küpra kaasa lastud. Lootsime, et naine täidab selle kohtumäärust rahulikult, annab lapse üle ja siis meie väljakutse sellega lõpeb. Aga tuli natukene teistpidi. Algselt naine oli rahulik, pani lapsele riided selga, siis tuli sihukene lugu, et lapsega koos lähevad mingi 3 kotti riideid, 200-liitrilised, akvaarium sama suurusega ja koer kassiga. Mees muidugi keeldus, ütles, et mulle ei ole seda vaja, mille peale naine muutus vihaseks. Pika läbirääkimise tagajärjel tuli sealt välja, aga ta otsustas lapse üle anda, aga ise ka kaasa minna koos lapsega. Aga kuna teine osa sellest kohtu otsusest oli see, et mees peab olema 200 meetri kaugusel, lähenemiskeeld naisele, siis ta ei saanud võtta last kaasa ja täita seda teist osa, kui naine koos lapsega kaasa tuli. Et see naine otsiski nagu põhjuseid, miks last mitte üle anda. Lõpuks nõustus naine koos lapsega majast välja tulema, kus ootab patrulli tööd filmiv teleoperaator. Kas ma saan sellest õigesti aru, et te siis ei soovi seda, te ei täida seda? Kes on mees on? Mina TV3-st. Okei. Filmin politseitööd. Meil ei ole rohkem. Ta otsis mingisugust põhjust. Mees oli täitsa rahulik. Me ka seisime rahulikult, aga kaameramees oli ainukene põhjus, et otsa ringi keerata ja minna majja. Mine tuppa. Võta need asjad tagasi, lapsel on vaja neid nii kaua kui mõistlik päev. Ära kuul. Varsti saab tulla. Me konsulteerisime oma ülemustega ka ja meil ei ole seda päris õigust niimoodi naise käest see laps ära rebida seal, kuigi ta oli avalikus kohas, aga sellegi poolest. Selleks on veel kohtutäiturid olemas, kes konfiskeerivad siis vara või siis täidavad neid kohtumäärusi ja kohtutäituriga kokku saada teile. Okei. Naine praegu lihtsalt tegi enda elu tundvalt raskemaks. Meie poolt oli see fikseeritud, me paneme kirja nii, nagu see oli siin. No jah. Aga edu teile. See küll võtab aega. Narisib. Rahulik. Kõik korvas. Mulle meest väga kahju. No tegelikult tema jaoks see on päris suur sõda. Aastaid kohtusaalis ja sihukesed momendid, kui laps peaaegu kaasas ja ei saagi kaasa võtta. Suur tänu selle. Palun. Vaine mees. Viht on kõik välja. Närvid on läbi ka, tundub. Ma kujuta ette, 1,5 aastat, kui saad last kätte saada ja lõpuks. No kui mees nutab, siis on kõik.
politsei täidab tsiviilvaidluse lahendamisel vaid avaliku korra tagamise ülesannet. Mihkel ja Dmitri fikseerisid olukorra sündmuskohal. Kohtuotsuse täitmisega tegelevad edasi kohtutäiturid. Patrullide vahetused hakkavad läbi saama. Jõhvi politseinikud Pavel ja Indrek kohtuvad tagasi teel Jõhvi taas linnaserva tulnud kitsekarjaga. Vahetuse lõpupoole märkasime tee ääres jällegi kitsesid, mis teevad nagu peale väsitavat vahetust tuju paremaks ja mõtled, et kõik ei olegi ümber nii jube ja kole. Oli rahulik. Väljakutseid palju ei olnud. Maardu politseinikud Mihkel ja Dmitri tegelevad vahetuse viimastel tundidel peamiselt liiklusjärelevalvega ja suunavad mõned ohtlikult liikuvad jalakäijad õigele teepoolele. Tervist! Noh, mis pool tuleb kõndida? Autoteel. Autoteel, sõiduteel. Läks tagasi. Kas nüüd öeldes, et tahaks kohe ära keerata? Keegi kardab meid. Vahetuse lõpus toimetavad Mihkel ja Dmitri osakonda kodus laamendanud purjus mehe. Tõsisemaid sündmusi patrullil enam lahendada ei tule. Maardus on lõppemas rahulikult kulgenud päev. Järgmisel nädalal on patrullis Tallinna politseinikud Jaanus Murakas ja Aleksandr Rõõmas ning Tartu patrull Jaan Mürk ja Andrei Ivaknenko. Kui sa ei oska käituda, siis tuleb kaineks. Aga kuule, kui ma ei oska käituda, siis politseiauto aitab alati. Te võite mind piinata. Kuidas tahate? Aga ma ei lähe politseiautosse rääkima, seepärast te ei oska rääkida politseiautost. Keegi ei kuula mind. Meie kuulame. Sina kuulad, jah? Sina oled nagu ja seal kuse otsas raisk ja kuulad mind, eks ole? Aitäh sulle! Palun!